Tere, head vaatajad! Eetris on nädala uudised. President Donald Trump saabus pühapäeval Kanadasse Albertasse G7 tippkohtumisele, mis on tema esimene suurem rahvusvaheliste juhtide kohtumine pärast teise ametiaja algust jaanuaris. 3-päevase tippkohtumise käigus suhtleb Trump maailma 7 arenenud majanduse juhtidega, et lahendada pakiliseid majandusprobleeme ja eskaleeruvaid geopoliitilisi kriise, eriti Lähis-Idas, arvestades hiljutist otsese konflikti eskaleerumist. Air Force One maandus Calgary rahvusvahelises lennujaamas kell 20:36 kohaliku aja järgi. Trump astus lennukist maha, seljas mantel ja valge müts loosungiga "Teeme Ameerika jälle suureks". Alberta, konservatiivne ja naftarikas provints, on tippkohtumise toimumiskohaks intrigeeriv valik, arvestades eelseisvat 2026. aasta referendumit selle võimaliku eraldumise kohta Kanadast. Uues uuringus uuriti leukeemia haigeid, kellel tekkis verevähk vahetult pärast mRNA süsti saamist. Analüüs näitas, et mõne nädala jooksul ilmnesid nende luuüdis silmatorkavad vähiga seotud metaboolsed muutused, mis viitavad mRNA tehnoloogia võimalikule kantserogeensele toimele. Uuring pealkirjaga "Leukeemilise vereloome metaboolne profileerimine BNT162B2 mRNA COVID-19 vaktsiini manustamise mõjud" avaldati hiljuti ajakirjas Current Molecular Medicine. Mõlemas leukeemia rühmas täheldati võrreldes tervete kontrollisikutega oodatavaid vähile iseloomulikke ainevahetusmustreid. Glükolüüs, suurenenud suhkru lagunemine, tuntud kui Warburgi efekt kasvajates, pentoosfosfaadirada, suurenenud nukleotiidide süntees ja antioksüdantide tasakaal, muutunud trüptofaani metabolism, immunosupressiivse kasvajakeskkonna soodustamine, heemiainevahetuse häired, punaste vereliblede moodustumise häire, suurenenud oksüdatiivne stress. Kõigil 7 vaktsineeritud patsiendil tekkis leukeemia 15–63 päeva jooksul pärast mRNA süstimist. See tihe ajaline korrelatsioon koos diferentseeritud molekulaarsete leidudega viitab sellele, et mRNA süstimine võib käivitada luuüdi põhjaliku ümberprogrammeerimise, millel võivad olla kantserogeensed tagajärjed. Georgia osariigi esindaja Marjorie Taylor Greene on üks väheseid MAGA hääli kongressis, kes astub üles ja avaldab häälekat arvamust üha enam näiva Ameerika paratamatuse kohta Iisraeli-Iraani sõjas, mis on praegu ohtlikult kontrolli alt väljunud. Esindaja Greene avaldas X-is arvamust pühapäevases postituses, mis on avaldatud allpool rõhutus ZH. Kõik saavad teada, kes on tõelised America First MAGA liikmed ja kes olid võltsid, kes ütlesid seda lihtsalt populaarsuse tõttu. Kahjuks on võltsijate nimekiri üsna pikk ja nad paljastasid end kiiresti. Igaüks, kes ilastab USA täieliku sekkumise eest Iisraeli-Iraani sõtta, ei ole America First MAGA. Süütute inimeste mõrva soovimine on vastik. Meil on kõrini välissõdadest, kõigist neist, ja see haarab kiiresti Lähis-Ida, BRICS riigid ja NATO, kuna riigid on sunnitud poole valima. Real America First MAGA soovib kõigile inimestele maailma rahu,
ega taha, et meie sõjaväelased tapetaks ja igaveseks füüsiliselt ja vaimselt vigastataks. Me armastame oma USA sõjaväge ja armastame seda, et nad aitavad kaitsta meie piire ja linnu, meie rahva ja meie riigi kaitsmiseks. Iisraeli sõjalennukid on juba tabanud riigi peamist kohtuhoonet pealinnas ning esmaspäeval sattus otserünnaku alla Iraani riikliku televisiooni peakorter IRIB. Õudne stuudio kokkuvarisemise hetk otseülekande ajal jäädvustati reaalajas, et maailm seda näeks. Nüüd lubavad mõlemad pooled uusi suuri lööke ning Iraani IRGC hoiatab Iisraeli tsiviilelanikke Tel Avivist evakueeruma. Allolevate kaadrite põhjal näib, et Iisraeli sõjalennukid ründasid keskmeedia ringhäälingu hoonet vähemalt mitu korda. Eestist. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile OSCE ja Inimõiguste büroo ODIHR ekspertgrupp teeb teravat sisulist kriitikat meie e-valimiste süsteemi kohta selle praegusel kujul ja annab lehekülgede kaupa soovitusi, mida tegema peab, et need vastaks demokraatia standardile ja oleks usaldusväärsed. ODIHR käivitas veebruaris 3-liikmelise ekspertmissiooni kohtudes muuhulgas Riigikogu juhatuse ja põhiseaduskomisjoni liikmetega ning fraktsioonide esindajatega, samuti valimiskomisjoni ja valimisteenistusega, õiguskantsleri ja Riigikohtuga ning mitme teise ametiasutuse ning valitsusvälise organisatsiooni ja eksperdiga. ODIHR-i poolt sõnastatud üldeesmärgiks oli kujundada Eesti e-valimiste süsteemi õiguslikke hinnang koos soovitustega. Vähem kui 4 kuu pärast võiks Venemaa valitsus hakata välja maksma vahendeid, mis on emiteeritud ja mida kontrollitakse Yale'i maailmastipendiaadi kõnekeeles tuntud kui Venemaa pank juhitud IMF-ile alluva BIS-i liikme hallatava keskpanga digitaalraha CBTC kaudu. Mai lõpus Riigiduumale esitatud seaduseelnõu lubab föderaalvalitsusel alates 1. oktoobrist maksta piiratud hulga eelarvekulude eest digitaalse rubla abil. Keskpanga kontrollitava digitaalse valuuta täielik kasutuselevõtt igat tüüpi eelarvekulude jaoks algab 1. jaanuaril 2026. Venemaa võttis digitaalse rubla kasutusele 2 aastat tagasi 3. seadusliku maksevahendina koos sularaha rubla ja elektroonilise rublaga. Kuigi Venemaa panga keskpanga digitaalraha CBTC täielik kasutuselevõtt, mida Vladimir Putin eelmisel aastal avalikult propageeris, on edasi lükatud, peaks piirkondliku kasutuselevõtu üleminekuperiood algama 1. juulil 2027. Seaduseelnõus on määratud sama kuupäev krediidiasutustele tähtajaks, milleks nad peavad pakkuma oma klientidele juurdepääsu digitaalse rubla platvormile. Tööpartei mõttekoja Labour Together uus aruanne annab tähelepanuväärse ülevaate tulevasest Starmeri valitsuse plaanist kehtestada Suurbritanniale universaalne digitaalne identiteet, maskeerituna nimega BritCard. Pole saladus, et digitaalne isikutunnistus on osa pikaajalisest poliitilisest tegevuskavast, kuid see aruanne paljastab nüüd esimest korda üksikasjalikult, kuidas seda avalikkusele müüakse. Tööpartei koos Labour Together endise nimega Ühine hea, The Common Good, asutati kunagi selleks, et muuta tööpartei pärast Corbyni aastaid taas vaalitavaks või teisisõnu neutraliseerida tegelik poliitiline opositsioon ja lükata partei tagasi globaliseerunud peavoolu. Valimiskomisjoni andmetel sai mõttekoda eelmisel aastal üle 9 miljoni naela annetusi kõigest 234 annetajalt. Suur osa sellest tuli kasumit taotlevalt ettevõttelt nimega Labour Together Limited. Läbipaistvus puudub. Esialgu võetakse BritCard kasutusele töötamise elamu kinnisvara üürimise loa saamiseks. Eeldatakse, et see on saadaval alates 2027. aastast
ja kohustuslik kõigi uute üüri- ja töölepingute puhul alates 2028. aasta märtsist. Hiljem lisanduvad sellele lisafunktsioonid, juhiluba, vanuse tõendamine, terviseandmed, kõik sama rakenduse kaudu. Maailma Terviseorganisatsioon on suurejooneliselt teatanud oma mRNA tehnoloogia ülekande 2.0 etapist globaalsele lõunale. Vaktsiinide võrdsuse sildi all on plaanis, et 15 madala ja keskmise sissetulekuga riiki toodaksid 2030. aastaks oma mRNA vaktsiinid, kuid selle eufoonilise retoorika taga peitub tehnokraatlik tegevuskava, mis kohtab üha enam vastupanu, kahtlusi ja umbusaldust. Tegelikkus on teistsugune. Külmakettide puudumine, miljardite dollarite väärtuses uuringud, nõudluse puudumine ja kasvav rahulolematus mRNA vaktsiinide suhtes, eriti pärast COVID-19 kogemust, tekitavad põhimõttelisi küsimusi. Paljudes sihtpiirkondades oleksid tõestatud valgupõhised vaktsiinid pragmaatilisem valik, ohutumad, odavamad ja paremini säilitatavad. Mis seda tegevuskava tegelikult juhib? WHO, mis on pikka aega olnud farmaatsiatööstuse laiendus, ei ekspordi peamiselt tervist, vaid pigem tehnoloogilist sõltuvust, pakendatud progressiks. Patendiga toetatud platvormi rakendatakse riikides, mis ei suuda isegi põhiravimeid kõikjal levitada. Tegelikult ei kehtestata suveräänsust, vaid luuakse suur farmaatsiatele uus turumudel. Seda nimetatakse pandeemiaks valmisolekuks, luues infrastruktuuri, mis pole ei majanduslikult tasuv ega meditsiiniline prioriteet, kuid on kasumlik arendajatele globaalses põhjas. President Trump ütles teisipäeva hommikul Kanadas toimunud G7 tippkohtumiselt, mille ta Lähis-Ida olukorra tõttu katkestas, naastes ajakirjanike juurde Air Force One'i pardal, et soovib Iraani tuumaprobleemile tõelist lõppu. Ta väljendas oma oletust, et Iraan on tuumarelvade omamisele väga lähedal. Ta väitis, et see ei tähenda midagi muud kui Teherani rikastamistegevuse täielikku loobumist. Ma ei öelnud, et otsin relvarahu, ütles ta. See oli järg tema salvavale sõnumile Truth Socialis, millest ta ütles, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron oli ekslikult öelnud, et lahkusin G7 tippkohtumiselt Kanadas, et minna tagasi Washingtoni ja töötada Iisraeli ja Iraani vahelise relvarahu nimel. Vale. Tal pole aimugi, miks ma nüüd Washingtoni teel olen, aga sellel pole kindlasti mingit pistmist relvarahuga. Palju suuremat. Kogu vestluse tegi veelgi huvitavamaks see, et see kõik oli osaliselt vastuseks küsimusele riikliku luuredirektori Tulsi Gabardi märtsikuise tunnistuse kohta, mille kohaselt Iraan ei ehita tuumarelva. Siin on vestluse sisu. CNN. Te olete alati öelnud, et te ei usu, et Iraanil peaks olema tuumarelva. Tulsi Gabbard tunnistas märtsis, et Iraan ei ehita tuumarelva. Trump. Mind ei huvita, mida ta ütles. Nad olid tuumarelva saamisele väga lähedal. Kolmapäeval ajakirjanikega vesteldes ütles president Donald Trump, et tema arvates on Iraan vaid nädalate kaugusel piisava uraani rikastamisest tuumarelva valmistamiseks. Ma olen juba 20 aastat, võib-olla kauemgi öelnud, et Iraanil ei saa olla tuumarelva, ütles Trump ja lisas. Ma arvan, et nad olid selle omamisest vaid mõne nädala kaugusel. ÜRO tuumajärelevalveorganisatsiooni andmetel oli Iraanil 17. mai seisuga üle 900 naela 60% rikastatud uraani. Kuigi pommi jaoks on vaja 90% puhtusega uraani, teatas agentuur, et Iraan suudaks soovi korral ühe pommi jaoks piisavalt uraani rikastada 2,5 päevaga. Presidendi meeskond pidas enne Iisraeli rünnakuid Iraaniga läbirääkimisi esialgse tuumaleppe üle. 2018. aastal taganes Trump president Barack Obama vahendatud lepingust, viidates piirangute puudumisele Iraani raketiprogrammile ja režiimi rahastamisele terrorirühmitustele. JP Morgani prognoos Brenti toornafta kolmekohalise
Hinna kohta võib peagi teoks saada, kuna konflikti oht Hormuzi väinas ja selle ümbruses suureneb. See veetee, mis läbib umbes 20% ülemaailmsest naftakaubandusest, on endiselt üks maailma kriitilisemaid meretranspordi ummistuspunkte. Igasugune katkestus, eriti Iraani ja Iisraeli vahelises sõjalise eskaleerumise kontekstis, võib mõjutada energiavoogusid kogu maailmas ja tõsta hindu järsult. Kõige muret tekitava märk Hormuzi väina võimalikust mereliikluse katkemisest ilmnes öösel endise Iraani majandusministri Ehsan Khandousi avalduse kaudu X-il. Kuigi see on mitteametlik, võivad kommentaari ajastus ja tähtsus peegeldada režiimi laiemat meelsust või olla hoiatuseks tulevaste sündmuste kohta. Alates homsest ei saa 100 päeva jooksul ükski naftatanker ega veeldatud maagaasi LNG last väinast läbi sõita ilma Iraani loata, ütles Khandousi. Ta teatas, see poliitika on otsustav, kui seda õigeaegselt ellu viiakse. Igasugune viivitus selle rakendamisel tähendab edasist sõda riigis. Trumpi lahing tuleb lõpetada majanduse ja julgeoleku kombinatsiooniga. Pärast mitmeid Iraani raketitulevoorusid, mis on osutunud palju tõhusamaks kui paljud eksperdid ootsid, on Iisraeli kaitseväel juba otsakorral kaitseotstarbelised Arrow pealtkuulamisraketid, mis muudab Iisraeli veelgi meeleheitlikumaks, et Ameerika Ühendriigid liituksid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuse reedel 13. kuupäeval algatatud sõjaga. Samal ajal kui Iraani kättemaks jätkub, on juba ilmunud teateid Iisraeli elanikkonna sõjaväsimusest. Selle taustal on president Trump oma retoorika intensiivsust soorendanud, survestas Iraani alistuma nõudmistele lõpetada uraani rikastamine, nõudmisele, mille Iraan on juba ammu välistanud kui oma suveräänsuse rikkumise, kinnitades samal ajal, et tema tuumaprogramm ei keskendu relva loomisele. USA luurekogukond hindas seda märtsis tõeks. Tingimusteta allaminek, hüüatas Trump teisipäeval napisõnalises sotsiaalmeedia postituses. Trump, kes rääkis teisipäeval Netanyahuga telefonitsi, kaalub Wall Street Journali teatel võimalusi, mis hõlmavad USA rünnakut Iraanile. Samal ajal kui tema arutelud jätkuvad, samal ajal kui mõned kongressi liikmed toetavad resolutsiooni, mis keelaks USA rünnaku ilma kongressi loata, jätkab Pentagon mitmesuguste vahendite ümberpaigutamist piirkonda. Saate üks viimaseid uudislugusid. Vaatamata NATO liikmelisusele ei toeta Türgi Iisraeli, vaid kirjeldab selle rünnakuid Iraani vastu kui riiklikku terrorismi. Erdogan kuulutas, et Iraanil on õigustatud ja seaduslik õigus kaitsta end Iisraeli banditismi vastu. Ühes kõnes võrdles ta isegi Benjamin Netanyahut Hitleriga. Netanyahu on genotsiidi kuriteos Hitlerist juba ammu möödas. Samal ajal teatas Erdogan ulatuslikust sõjalise vägede suurendamisest. Eesmärk on saavutada Türgi kaitsetööstuse täielik iseseisus oma hävituslennukite, tankide, droonide, rakettide ja fregattidega. Erdogani sõnul suurendab Türgi oma heidutustasemeni, et keegi ei julgeks teda rünnata ega isegi sellele mõelda. Ka välispoliitikas on kurss selgemaks muutumas. Vestluses Katari emiiriga kirjeldas Erdogan Netanyahut kui suurimat ohtu piirkonna julgeolekule. Samal ajal kuulutas ta Türgi kõrgendatud valmisolekusse ja lasi koostada hädaolukorra plaanid. Ja saate üks viimaseid kaadreid tuleb kolmapäevast. Teatavasti koolides lõpetati sel nädalal tegevused. Ja selle muusikaga, mida te kohe kuulete, on paslik eneselt küsida, kas saabumas on aegade lõpp või siis tuleb mingisugune uuem periood, mis meid võib valgustada. Kas see juhtub sellel kuul, mil nüüd veel 8 päeva on jäänud, või see juhtub alles juulis, augustis või kunagi mõnes järgnevas elus. Kuulake.
Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Vaimla EE4077008496547 märksõna ülekanne. Rekvisiite saate vaadata ka saate tiitritesse nii saate jooksul kui ka saate päris lõpusas. Aitäh, kes meid on toetanud. Järgmisel nädalal, kui nüüd midagi väga drastiliselt ei muutu, tuleb tõenäoliselt hoopiski üks eriprojekt, aga sellest me veel täna detailselt ei saa rääkida. Küll aga võib eeldada, et see on nagu stardipauk selleks, et juulis hakkame teatavaid asju välja tooma, millest ühiskond senini ei taha nagu midagi kuulda ja võib-olla ei hooligi sellest. Aga eks te siis jupi haaval kuulete sellest niikuinii. Aitäh ja head suve, kes praegu elusad ja terved on ning rahulikku jaani ning pidage meeles, et hommikul ikka jõuaksite tööle ka, kui te olete pidutsenud. Kohtumiseni.